Tere, Grete! Tere! Rõõm sind Eestis näha. Samad sõnad. Räägi, kaua sa oled Eestis ja mis sa siin teed üldse? Ma sõidan tagasi laupäeval ja ma tulin peret vaatama, oma ema vaatama ja õde vaatama ja venda. Sind on Eestis harva näha, et sa toimetad ja elad igapäevaselt Prantsusmaal. Räägi, kuidas sul seal elu on? Milline su igapäev välja näeb? Väga erinev. Iga päev on tegelikult väga erinev. Et ma hetkel käin väga palju ka võistlemas, et siis rahvusvahelised võistlused söövad tihtipeale terve nädala ära, kui ühele võistlusele sõita. Et siis ma liigun väga palju ringi. Aga muidu Prantsusmaal päev hakkab niimoodi, et hommikul ma tegelen natukene lapsega, kuskil 9-10 vahel istun esimese hobuse selga, ratsutan mõned ära, siis on lõunal paus, tegelen jälle natuke lapsega ja kuskil peale 2 jälle ratsutan päris paljusid hobusid, kuskil 8-10 tükki päevas ja siis õhtul võib-olla teinekord mõned tunnid. Tihtipeale käime ka kliinikuid andmas kodust väljas, nii et ja siis jälle need võistlused ja et selline väga kiire elutempo on hetkel küll ja väga palju tegemisi. Kuidas sa üldse mahutad ära oma sportlase ja pereelu ühte päeva? Päris hästi mahub ära, sellepärast, et me kõik teeme ühte asja, et oleme kõik hobusefanaatikad ja mu abikaasa ju ratsutab ka tipptasemel, et täitsa, kui sa tegeled sellise alaga, mis on sinu kirg, siis kõik sobib, siis kõik klapib. Kas sa mäletad ka oma unistusid, kui sa hakkasid kunagi ratsutama, kas need on täitunud? Ma võiks öelda, et peaaegu. Ma olen väga õnnelik oma elus praegu ja ma olen kuidagi väga heas kohas, kui nii võib öelda. In a good place with my life, kui inglise keeles saab öelda. Ma unistasin lapsena, et ma saaksin hobustega olla kogu aeg koos. Tegelikult ma nagu niimoodi tippspordist iseenesest nagu ei unistanud. Et pigem just, et tegeleda hobustega ja võimalikult palju. Ja kui ma natukene vanemaks sain, siis tekkis selline motivatsioon, et kui ma juba ratsutan, kuna ma tahan alati olla parim selles, mis ma teen, siis tekkis selline ind, et siis peaks olema veel parem ja veel parem ja veel parem ka ratsaspordis. Alguses oli see siis takistussõit ja nüüd juba pikemat aega koolisõit. Kuidas sa sattusid üldse takistussõidust koolisõidu juurde? Et sa tegelikult tegidki ainult takistussõitu, nautisid seda adrenaliili, et kuidas järsku koolisõit siis? Ma tegelikult takistussõidu kõrvalt tegin ka natukene koolisõitu. Mulle meeldis hobustega kõike teha. Ma võisin teha koolisõitu või takistussõitu või kahevõistlust. Ma ka väga palju tegin kahevõistlust. Ma võisin lihtsalt jalutada nendega, minna maastikule või kopeldada või isegi teha bokse. Kõik mulle meeldis. Et täitsa ükskõik. Aga jah, takistussõidu juurest viis mind koolisõitu minu esimene GP koolisõidu hobune, kelle nimi oli Hot Chocolate. Et tema oli selline arghüppaja. Tal oli hea tehnika, aga ta oli väga arg. Ja siis ma mõtlesin, et ma armastan seda hobust, aga talle ei meeldi väga hüpata. Et no mis ma siis nüüd taga teen? Aga ta oli natukene nagu andekas, et jalgu vahetas kergesti ja nii. Ja siis hakkasin vaikselt tegema koolisõitu. Ja tegelikult, kui ma takistussõitu tegin, siis ka mind kutsuti selliseks narriti, et ma olen nagu koolisõitja, sest ma sain kogu aeg üle aja. Ma tahtsin teha stiilset ja puhassõitu, mulle ei meeldinud rabistada ja kiiresti sõita. Et jumal see koolisõidu hing oli nagu siis ka juba sees, kui ma takistussõitu tegin. Aga jah, šokolaad nagu tema andis mulle sellise tõuke, et minna koolisõidu peale üle ja siis vaikselt ma transformeerusin kõik oma takistussõidu hobused koolisõidu hobusteks ja hakkasin nendega koolisõitu tegema. No ja siis sealt läks. Minu elus on olnud päris palju erinevaid hobuseid. Et keda sa nendest pead nagu enda jaoks kõige suuremaks õpetajaks või kes on sulle südamelähedane olnud? Šokolaad kindlasti. Šokolaad on aretatud kui vankrihobune, kellega ma hüppasin ikkagi üle 140 parkuure ja kes lõpuks jõudis välja koolisõidus Euroopa meistrivõistlustele, mis oli vist umbes 10 aastat tagasi mu esimene EM. Ehk siis tema on kindlasti see hobune, kes jääb mulle elulõpuni meelde. Ta on praegu meil kodus. Temaga minu hobusabiline ratsutab umbes 4 korda päevas. Ta on väga heas vormis. Kuskilt ei saa aru, et ta juba on, täna on 23 juba. Et tal selline vanus on. Et tema, ja tegelikult on iga hobune nagu hingelähedane või korda läinud. Ma olen väga paljud hobused ostnud noorest peast, et mul ei ole sellist valmis hobust kunagi nagu alla antud, ainult üks talent oli ainukene selline. Et teised hobused ma olen kõik ise algusest peale loonud nii-öelda ja koolitanud. Ja kui sa nendega aastaid koos oled ja veedad iga päev aega, siis nad on hingelähedased.
et ma võiks öelda, et Aksel on ka väga eriline hobune minu jaoks, kellega mu abikaasa käis olümpiamängudel ja mina ka sõitsin GP-d ja temaga ma alustasin ka, ma ostsin ta 6 kuuselt ja siis ehitasin ta valmis kuni siis GP-ni. Ja talent jääb mulle meelde, sest temaga ma sõitsin oma esimesed maailmameistrivõistlused. Et ta oli ka väga eriline hobune, väga suure südamega hobune ja hästi suur hobune. Et need kõikidel on minu südames eriline koht, kõikidel minu hobustel. Sa oled nüüd pikalt elanud välismaal. Kuidas tundub välismaalt vaadatuna sulle Eesti koolisõit? Tead, kui ma ausalt pean tunnistama, siis ma ei ole nii hästi kursis, et näiteks mis toimub rahvuslikul tasemel siin kodus või milline tase näiteks on M-klassis või väikses auhinnas või isegi suures auhinnas. Mulle tundub, et ma kuulsin nüüd, et eelmine aasta päris mitmed uued Grand Prix koolisõitjad nagu alustasid, et päris mitmed tüdrukud, kes said sellest etapist üle, et jõuda suurde auhinda. Ja see on hästi positiivne. Et kui ükskord tekib see võimalus, et Eestil tuleb meeskond välja rahvusvahelistele võistlustele, mida tegelikult vist kunagi ei ole olnud, vähemalt Eesti iseseisvuse ajal küll mitte. Et see oleks juba väga tore ja väga suur samm edasi. Et loodame, et see ikka areneb ja läheb paremaks ja tuleb rohkem neid sõitjaid juurde. Sul on just kindlasti sellel hooajal olnud eesmärgiks EM. Kuidas sul ettevalmistus on sujunud ja plaanid sa ikka minna? Ma arvan, et mul pigem oli eesmärgiks see, et täita ära EM-normid. Mõlemad hobused on väga noored ja nad alustasid alles sellel aastal Grand Prix'd. Ehk siis ma ei saa teha aasta alguses plaani, et nüüd ma lähen EM-ile. Noore hobusega võib kõik juhtuda, et sa ei tea, kuidas sul need tulemused hakkavad olema. Ja ma kohe algusest peale ütlesin, et see on hobune, kes ütleb mulle, kas ta on valmis minema või ei ole valmis minema. Praegu tundub, vaadates viimaseid tulemusi, et nad on valmis minema. Ehk siis ma arvan, et ma võtan selle plaani. Tore, aga jääme ootama sind ja võib-olla juhtub ka nii, et sa kunagi tuled Eestisse võistlema? Ma väga tahaksin ja ma olen iga aasta mõelnud, et ma tuleksin horse show'le ja siis kuidagi nii on, et see vahemaa on nii pikk, et peale ikkagi mingit kaalutlust oleme otsustanud, et me ei tule, aga ma väga loodan, võib-olla sellel aastal. Vaatame. You never know. You never know, jah. Aga miks mitte? Võib-olla sellel aastal tõesti. Aga suur tänu sulle, hoiame sulle pöialt ja peame sidet. Jah.